Nii, tere hommikust, pühapäeva hommikut. On 1. veebruar ja me jätkame raamatu lugemist Lahutuseta suhted. Kes pole veel raamatu algust kuulnud, siis YouTube'is on võimalus seda järgi kuulata. Ja me eelmine kord jäime selle küsimuse juurde, kellele see kuulub. Kui sa tajud järgmisel päeval mingit mõtet, emotsiooni või tunned, siis küsid endalt, kellele see küll kuulub ning see lihtsalt kaob. Sa jätkad harjutust ehk tervelt 1,5 tundi ja unustad seejärel selle. Päeva jooksul suudad sa harjutust ehk veel paari tunni jagu korrata, aga sellega on ka päev juba õhtusse jõudnud. 3. päeval ärgates hakkad sa taas harjutust kordama ja millalgi päeva keskel läheb ühtäkki su peas kõik vaikseks. Pea tundub sulle järsku tühja kohana. Paljud inimesed ei soorita seda harjutust, sest nad ei taha just lubada selle juhtumist. Ja miks küll? Sest seda tehes muutud sa palju teadlikumaks teiste inimeste maailmadest ja nende ebanormaalsusest ning sul võib tekkida tunne, nagu ajaks see sind hulluks. Tegelikult on nii, et kui sa kõike seda saatjale tagastad, tunned sa suuremat avarust ja sul on palju kergem tajuda, mis teiste inimestega lahti on, ilma et laseksid neil end mõjutada. Teadlikkuse avardumise võime on pidurdamatu. Võid küll püüda oma teadlikkust muuta või eemale lükata, aga see ei toimi päriselt. Ole valmis tunnistama oma teadlikkust ja siis tee valik selle kasutamise kasuks. Ära keeldu sellest. Teadlikkus saabub sammhaaval. Pole võimalik saavutada täielikku teadlikkust üheainsa nipiga. Esmalt tabavad sind sellised arusaamad nagu uskumatu, aga see ei kuulnudki üldse mulle. Ning siis hakkad sa märkama teisi valdkondi, kus võtad enda kanda selliseid asju, mis sulle üldse ei kuulu. Järgmine väike peatükk on suhetes vigade tegemine. Kuidas väljendub vigade tegemine sinu suhetes? Ütleme näiteks, et sinu kaaslane tunneb, nagu tema elus oleks midagi viltu. Sina eeldad seepeale kohe, et viga on sinus endas, minus. Muud võimalust ju ei ole. Kõik, mis põhjustab valetunnet, peab kuidagi olema seotud sinuga. Minul on ka seda tunnet päris tihti olnud ja siis ma olen tabanud ennast sellelt mõtet, et oot. Kõik maailm ei pöörle minu ümber, et see ei kuulu mulle. Kui sa oled otsustanud, et viga on sinus, püüad sa kas olukorda kuidagi parandada või arvad, et sinu juures on midagi sellist, mille pead välja lülitama. Ja sa küsid, millise osa endast pean ma kõrvaldama, et seda valetunnet enam ei oleks? Meil kõigil on kombeks välja lülitada suur osa endast, et selgeks teha, kuidas end parandada. Kui oled välja lülitanud selle asja, mida endas veaks pead, märkad, et valetunde energia ei peegeldu enam sinu suunas. Kui see peegeldus, mida sa tõlgendad veana, ei kao kuhugi, siis lülitad sa välja veel midagi muud, kuni lõpuks leiad selle õige asja ja ütled, kui ma selle nüüd välja lülitan, siis ei peegeldu valetunne enam minu suunas. Seega hoian ma seda asja ka edaspidi endast väljaspool. Aga ainus häda on selles, et kõik muu, mille sa oled vahepeal välja lülitanud, püsib samuti väljas, sest sa ei mäleta enam selle välja lülitamist. Nüüd oled sa end jaotanud osadeks.
mis on sinu arvates kas sobilikud või mittesobilikud. Niimoodi sa end iseendast eraldadki. Kulutad aega sellele, et hoida end piiratud ruumis, mis on sulle vaevalt vastuvõetav. Oled otsustanud, et see ruum on sulle sobilik. Kas pole mitte kurb, et meie jaoks on kõige hinnalisem asi sobilikuks saada? Mitte võrratult, erakordselt, imeliseks või fenomenaalseks, lihtsalt sobilikuks. Selle asemel, et näha endas oma tõelist väärtust, näed sa hoopis seda arvustatavat süütegu, milleks iseennast pead, millise arvustava eksimusena oled sa end määratlenud, tõestamaks endale, et sa ei väärigi paremat elu. Arvustatav eksimus on arusaam, et elu peaks käima mingit kindlat moodi, aga sina tahad elada teisiti. Näed end kui arvustatavat eksimust iga kord, kui mõtled. Ma peaksin tegelikult olema täiuslik, aga ma pole seda. Peaksin olema täiuslik, peaksin olema parem, peaksin olema see, peaksin. Iga kord peaksin on arvustatav eksimus. Eeldad alati, et peaksid olema mingil moel parem inimene. Mis siis, kui sa polegi päriselt nii persse kukkunud, nagu sa ise arvad? Kas oleksid valmis kaaluma võimalust, et oled tegelikult juba vägevam, kui seda ise üldse usud? See oli küll hea. Lähegi persse kukkunud. Nii, mis roll on arvustamisel? No siit tuleb nüüd. Oled sa tähele pannud, et mitte keegi ei arvusta sind nii rängalt nagu sa ise? Arvad, et kui end piisavalt karmilt nuhtled, avastad lõpuks enda head küljed. Kas sulle õpetati, et pead enda leidmiseks end esmalt arvustama? Mis siis, kui sa ei peaks midagi arvustama? Ja mis siis, kui arvustaksid, et sa tegelikult meeldid endale? Mis siis, kui sul oleks kõiges valikuvabadus? Pea meeles, et suhtes on sinu ja su kaaslase vahel alati teatud kaugus. Sa hoiad vähem kaugust enda ja lähedaste inimeste vahel, aga rohkem kaugust enda ja kõigi nende vahel, kellega sa tugevat sidet ei tunne. Sobiva kauguse loomiseks kasutame alati arvustamist. Iga sinu loodud arvustus nõuab vahemaa suurendamist selle inimesega, keda sa arvustad, mistõttu on iga arvustuse tulemuseks sellest inimesest kaugenemine. Suurim häda seisneb selles, et kõige rohkem on sul tavaks arvustada iseennast. Seega kavatsed sa kaugust iseendast üha suuremaks ja suuremaks teha. Millist osa endast pead sa vastuvõetamatuks? On see niivõrd talumatu, et oled otsustanud seda varjata? Oled sa selle ära peitnud nii hästi, et ei leia seda enam ise ka üles? Seda inimestel ongi kombeks teha. Me tahame seda vastuvõetamatut osa olematuks teha. Aga see tekitab sinus eraldatuse. Juba varsti ei ole sul endaga enam mingit suhet. Iga kord, kui midagi arvustad, kõrvaldad sa oma võime tajuda kõike seda, mis sinu arvustusega ei ühti. Kohe, kui sa arvustuse oled loonud, jõuad sa mingil järeldusele ning seejärel ei suuda sa enam näha, et olemas on ka teisi valikuvõimalusi. Ütleme näiteks, et sa vestled kellegagi, aga siis taipad, et ta ei saa sinu jutu mõttele pihta. Võid sellele reageerida näiteks nõnda, et pead end mingil moel valeks, sest sind ei usuta. Või siis püüad sa hoopis oma vestluskaaslast valeks tembeldada, sest ta sind ei uskunud. Mõlemad valikud tähendavad ikkagi arvustuse loomist. Enamik inimesi kasutab arvustusi selleks,
et tuua ellu turvalisust ja etteaimatavust. Nende arvates on asi nii, et kui nad inimesi piisavalt arvustavad, saavad nad teada, keda oma ellu lasta ja keda mitte. Nad saavad teada, kes neile haiget teeb ja kes mitte. Häda on aga selles, et nad on juba otsustanud, et keegi teeb neile tingimata haiget. Nad pole küsinud, kas see inimene teeb mulle haiget. Jah või ei. Paljude suhteprobleemide põhjuseks ongi see, et kumbki ei esita üksteisele küsimusi. Inimesed lihtsalt teevad oletusi, loovad arvustusi selle kohta, mis nende arvates juhtuma hakkab. Lubamise vägi. Me tahaksime sulle tutvustada lubamise mõistet, mis tähendab, et kõigega arvestatakse ja midagi ei arvustata. Kui sa suhtud asjadesse sallivalt, lubad sa asjadel säilitada oma loomuliku kuju, kuni nad ise teistmoodi avalduvad. Lubamine tähendab, et oled valmis nägema asju sellisena, nagu nad on, ning hoitud nende suhtes vaatenurka võtmast. Sul pole arvamust, et miski peaks muutuma. Pole hullu, kui see muutub ning pole hullu ka siis, kui ei muutu. Kui sa suhtud asjadesse sallivalt, oled sa valmis tunnistama oma teadlikkust. Ülim vabadus tähendabki endale teadvustamist, et teadlikkus on lihtsalt teadlikkus. See pole õige ega vale, hea ega halb. See on lihtsalt teadlikkus. Aga lubamine ei tähenda ka leppimist. Leppimine on seisukohaga samastumine ja nõusolek. See on positiivne lähenemine. Või vastupanu ja reaktsioon, see on negatiivne lähenemine. Leppimisega võid sa endale tunnistada, et niimoodi see asi lihtsalt on. Ja sinul pole sinna midagi parata. Või siis näed sa midagi õige, hea, ideaalse ja veatuna. Vastupanu ja reaktsiooni kasuks otsustades lepid sa sellega, et miski on halb või vale või on alatu või kohutav. On lihtne mõista, miks leppimine tähendab seisukohaga joondumist ja nõustumist. Aga samas võid sa küsida, mis otsast tähendab leppimine ühtlasi ka vastupanu ja reageerimist. Asi toimib nõnda. Selleks, et avaldada vastupanu ja reaktsiooni, pead sa mingil määral joonduma teise inimese vastaka seisukohaga, millele sa seejärel vastu hakkad ja reageerid. Mõlemal juhul võtad sa ikkagi seisukoha, mis su võimalusi piirab. Ükskõik, kas sa otsustad sellega joonduda ja nõustuda või sellele vastu panna ja reageerida. Lubamine tähendab teadvustamist, et kõik, mis keegi võib öelda või teha, on lihtsalt üks huvitav vaatenurk, millele pole sinuga mingit erilist suhet ega pistmist. Sa ei pea kellegi teise vaatenurgaga joonduma ja nõustuma ega sellele vastu panema või reageerima. Samuti nagu teised ei pea seda tegema sinu vaatenurkadega. Lubamine ei tähenda oma vaatenurgaga mitte arvestamist. Meie reaalsuses usuvad inimesed tihti, et millegagi leppimine nõuab oma vaatenurga eiramist ja otsustamist, et olukord on praegusel kujul vastuvõetav. Mõnikord arvavad inimesed, et kui sa tahad muuta midagi enda huvidest lähtuvalt, siis pole sa salliv. Nad usuvad, et kõigis tuleks alati näha midagi positiivset ja tegutsema peaks üldsuse huvides. Selline lubamise definitsioon nõuab teiste tallaaluseks hakkamist ja õhutab sind pidama teiste inimeste reaalsust
enda omast hinnalisemaks. See definitsioon kõlab küll pealtnäha õigesti, aga tegelikult on see loogika vale, mis sunnib sind mõtlema vastandlikus võtmes. Aga lubamine ei tähenda taluvust ega kannatlikkust. Taluvus tähendab millegi väljakannatamist. Tegelikult on see vastupanu ja reaktsioon mingile olukorrale või inimesele. Taluvus lööb välja siis, kui oled kellegi peale vihane, pettunud ning lased tal oma tegevust jätkata, kuigi sa pole selle tegevusega sugugi rahul. Kui sa otsustad taluda ülekohut ja lased end ära kasutada, sead sa end teise inimese meelevalda ega suuda juhtuvat kuidagi kontrollida. Talumine tähendab nõusolekut kannatada ilma midagi kurtmata. Sallimine tähendab teiste valikute tunnistamist ja nõusolekut ise valikuid teha. Võid öelda, vabandust, aga mulle see ei sobi. Ära käitu nii, kui ma sinuga koos olen. Tee seda kusagil mujal, seejärel lahku selle inimese juurest. Kannatlikkus tähendab, et sa ootad kellegi või millegi muutumist ning arvustad teda terve see aeg, mil ta ei muutu. Sa paned oma elu ootele seniks, kui miski muutub. Kannatlikkusega ei kaasne mingit valikut. See nõuab arvustamist ja vaid tulemusest hoolimist, kuna valiku allikas on sinu kontrolli alt väljas. Ei jää sul üle muud kui oodata. Kannatlikkus tähendab, et ma pean vaid vastu pidama. Mu noorimal pojal oli kombeks kõvasti juua. Ta käitub purjus peaga tõeliselt vastikult. Ma ütlesin talle, tead mis poeg? Ma vihkan seda, et sa nii palju jood. Oled kõige vastikuma iseloomuga tõpranahk, keda ma elus kohanud olen. Seega on lugu järgmine. Ära tule enam purjuspäi minu koju. Ära tule purjuspäi minuga koos välja. Sa käitud restoranis ettekandjatega kohutavalt ja teed asju, mis on mulle vastu meelt. Kui seda veel kord peaksin tegema, tõusen ma püsti ja lahkun. Ma ei taha sinuga koos aega veeta, kui sa joonud oled. Ja tema kostis selle peale. Aga kus on lubamine? Miks pole sa nõus laskma mul teha seda, mida tahan? Ja mina vastasin, olen nõus seda tegema. Ma ju ometi ei tapa sind ega ju. Võid teha, mida sa ise tahad, ainult mitte minu läheduses, sest ma ei kavatse seda jama taluda. Sinu purjutamine mulle ei passi. See ongi lubamine, mis aitas luua vajaliku ruumi, et mu poja elus võiks midagi muutuda. Ta küll joob endiselt, aga mitte nii suures koguses ega minu juuresolekul. Ta suudab end palju paremini ohjes hoida ja on lõpetanud purjuspäi auto juhtimise, kui oma 2-aastast last sõidutab. Lubamisse tuleb kaasata ka iseennast. Veel üks oluline punkt lubamise kohta on see, et arvestama peab ka iseendaga. Lubamine enda suhtes tähendab, et oled valmis end sallima täpselt sellisena, nagu sa oled, ilma mingi arvustamiseta ja vajaduseta end muuta. Kuidas oleks, kui sa suhtuksid endasse tõelise lubamisega? Lubamine tähendab huvitavat vaatenurka, ilma arvustamata. Arvustamine loob vastandlikkust, milles ei kajastu mingit vabadust. Vastandlikkus tähendab vaid positiivset või negatiivset, head või halba, õiget või valet. Iga uue arvustuse loomisel
takistad sa kõigel, mis selle arvustusega ei klapi, liitumast oma teadlikkusega. Pead arvustamisest loobuma, et lasta vabadusel enda juurde tulla. Teiste inimeste mõtted, tunded ja emotsioonid paiskuvad sinu suunas ning sa teadvustad neid, aga ei lase neil end mõjutada. Need mööduvad sinust ja sina jääd endaks. Üks daam kirjutas mulle 8 lehekülje pikkuse kirja, milles ta kirjeldas ja arvustas kõiki minu vigu. Ma küsisin temalt, kas tahaksid selle asja lahendada? Ja ta vastas, ei, ma ootan ainult, et sa muutuksid. Ja ma ütlesin, kahju küll, kullake, aga ma ei muuda end, vaid seetõttu, et sina mind arvustad. Olen valmis arutama sinu hinnanguid, et võiksime luua lähedasema suhte, aga kui lähedane suhe meil ikka olla saab, kui sa mind nõnda arvustad. Paraku oli ta huvitatud rohkem mu arvustamisest kui minuga lähedaseks saamisest. Mina olin rohkem huvitatud lähedusest kui tema arvustusest. Asi on alati vaid meie valikutes. Nii, vaatan, palju siit veel edasi läheb, et me ei tahaks nagu poole selle pealt lõpetada, et ma arvan, et ma jõuan selle lugeda. Abivahend. Tegu on vaid huvitava vaatenurgaga. Mis tunne oleks, kui sul ei oleks millegi suhtes oma vaatenurka? Mis siis, kui sa ei väidaks, et oled õige või oled vale, oled must või valge ega miski muu, vaid lihtsalt näeksid kõike kui huvitavat vaatenurka. Tegelikult on asi nii, et kõigi vaatenurk ongi lihtsalt nende vaatenurk. Pole mingit õiget ega valet. Ei ole head ega halba. Kõik on lihtsalt oma vaatenurk. Mis siis, kui oleksid valmis kõike vaatama sellise pilguga? Oho, kas pole mitte huvitav vaatenurk? Mõtle näiteks loodusele. Kujuta ette keskpäeva. Kõik on rahulik ja kaunis, aga ühtäkki purskab läheduses vulkaan, mis tapab suure hulga inimesi ja loomi ning ta laastab ümbruskonna. Kas loodusel on selle kohta oma vaatenurk? Ei, nii lihtsalt juhtus. Sa oled kunagi mõelnud, et miks looduses olemine nii hea tunde tegi? Sest loodusel pole oma vaatenurka. Siin on üks abivahend, mida võid kasutada ulatusliku vabaduse võitmiseks. Soovitame, et kasutaksid seda järjepidevalt terve aasta läbi. Ütle iga enda puhul avastatud vaatenurga kohta. Küll on huvitav vaatenurk, et mul on selline vaatenurk. Ja lase see vabaks. Mingil hetkel seda tehes jõuad sa lõpuks arusaamiseni, et sul polegi eriti millegi suhtes tegelikult vaatenurka. Isegi need vaatenurgad, mida sa muudkui teistele inimestelt kuuled ja tajud, muutuvad lihtsalt huvitavateks vaatenurkadeks. Sa ei pea enam võtma sellist suhtumist, et need kõik kuuluvad sulle. Sa ei pea võtma ühtegi vaatenurka ja sul ei pea olema õigus olema. Asja ilu seisneb selles, et kui sul ei pea õigus olema, siis oledki sa lihtsalt õige. Kui sa enda arvustad, siis kas oled enda osas lubamises? Ei. Oleksid sa valmis märkama, kui oled enda suhtes vaatenurga võtmas ning ütlema, küll on huvitav vaatenurk, et mul on enda suhtes selline vaatenurk. Kui mõistad, et kõik on lihtsalt üks huvitav vaatenurk, küsid sa ühtäkki. Millise valiku ma küll tahaksin selles olukorras teha? Oled punktis, kus algab valik ja lõpeb õigsus. Kui sa lähtud õigsusest, kaovad ka kõik valikuvõimalused, sest õigsus ja valikud ei saa koos eksisteerida. Huvitava vaatenurgaga elamine tähendab oma vaatenurga teadvustamist ja teiste inimeste vaatenurkadega mitte joondumist ega neile vastu hakkamist. Sa ei pea oma teadlikkuse suhtes midagi ette võtma.
Lihtsalt lase teistel luua oma vaatenurk ja teha, mida iganes tahavad, ükskõik kuidas nad seda tahavad, ilma et tunneksid vajadust muuta ennast või neid. Lase teistel talitada oma äranägemise järgi ja ära oota neilt midagi. Häda on selles, et inimeste arvates tähendab see, kui nad midagi valeks ei nimeta, otse kui heakskiitu või arvamust, et see asi on õige. Salliv suhtumine aga vabastab su arvustamise lõksust. Iga kord, kui võtad omaks fikseeritud vaatenurga, ei ela sa lähtudes küsimusest ega uudishimust. Sa elad lähtudes vastusest. Iga vastus aga loob uute arvustuste jaoks mõeldud süsteemi. Elamine lähtudes küsimusest. Enamikul inimestest on tugev soov elada rohkem kui oma võimete 10% piires. See on midagi sellist, mille poole oleme alati püüelnud. Oled sa metafüüsik, religiooni või millegi muu abil otsinud kogu oma elu jooksul midagi, mis annaks sulle soovitud teadlikkuse. Kõik ütleksid, see ongi vastus. Ja sina kostaksid see peale. Olgu siis, see näeb tõesti mingi vastusena päris lahe. Siis saaksid sa aru, et see pole õige vastus ning läheksid edasi millegi muu juurde. Asi polegi vastuses. Tähtsaim on leida küsimused ja avastada, mida need küsimused sulle juurde annavad. No nii, et selle koha peal ma jätaksin nüüd lugemise pooleli, kuna vaatan, et see aeg on ka selline. Ja siis järgmine peatükk on abivahend, elamine lähtudes küsimusest. Jah, ja seda ma ei alustaks, sest see on pikk. Et siis jääb jälle nagu pooleli. Et nüüd ma siis loen alles teisipäeva õhtul, sest mul on nüüd selline töövahetus, et ma esmaspäeva õhtul ei saa lugeda kella 5 ajal. Ja siis loen teisipäeval, see on siis 3. veebruaril. Kohtume teiega.